Tere taas, Reali TV alustab tänases saates. RRG videostuudio filmid võistlesid Jõhvis ja Tallinnas. Kooli 41. sünnipäeva nädala tegemised. Linnajooks. Padja kino. Teadusteater. Kevadkontsert. ART teatejooks. No näed, ja läkski käima, ei vaata küljele, ainult otse edasi. Tutipäev. Kõik saavad auhindu. Vilistlas kogu koosolek ja pöördumine. Ning Riigikogu asespiiker Jüri Ratas andis kodanikuõpetuse tunni. Kui teil on mingid arvamusi. Nüüd räägime sündmustest lähemalt. 17. aprillil toimus Jõhvis 7. rahvusvaheline harrastusfilmide festival Laterna Magica. RRG videostuudio saatis võistlustulle 2 uut filmi, Jekaterina Molšanova lühifilmi ASI ja RRG vilistlase Elisa Kummi filmi Vabaduse. Film ASI sai 2. koha ning film Vabaduse 3. koha. Festivalilt võttis osa kokku 70 tööd Eestist ja Venemaalt, millest 24 olid mängufilmid. Oleme Jõhvis Laterna Magical, toimub juba päris mitmendat aastat. Osa võtnud oleme ka paar eelnevat aastat. See aasta võtame osa 2 filmiga, Mina Vabadusega ja Katja ASI-ga. Filme on palju ja tundub tulla väga põnev õhtu, nii et ootame huviga. Daamid ja härrad, meil on rõõm tervitada teid 7. rahvusvahelisel harrastusfilmide festivalil Laterna Magica. Tere, head filmisõbrad ja filmitegijad. Mul on rõõm kogu Jõhvi vallavalitsuse pere poolt öelda teile tere tulemast siia festivalile. Esmalt ma tänan korraldajad, kes hoiavad au sees seda traditsiooni juba 7 aastat. See on meie Jõhvi ja jõhvilaste eripära, see filmifestival. Ja mul on väga hea meel, et see festival on leidnud kindla koha filmisündmuste iga-aastases kalendris. Второе место. Asi. Дело. Раквери Екатерина Молчанова. Екатерина без слов. Очень интересны эти все 3 работы. И даже чем-то созвучны, наверное. Запомнили. 3. koht selle žanris
Vabaduse Eliise Kumm Rakvere. Svoboda. Aitäh, et leidsid üles väikesed poisid ja tüdrukud endas, kes ihkasid elust rohkem. Aitäh! Suur tänu teile ja ekraani filmvõitja Lummus. See oli siis alguses oli selline hästi mõnus siuke teema jooksis ilusasti. Natuke lõpupool hakkas nagu nähvata see, kus sul läks sinna maailmareisile ringi, mis oli Rakvere kesklinnast. Ja see oli nagu kontrast nagu selle vahel, mida ma mõtlen ja siis see, mida ma igapäevaselt teen, et nagu kuidas on raske nagu püsti tõusta reaalselt ja hakata tegema neid asju, see oli nagu just see kontrast. Mina sain siis oma filmiga teise koha. Tort oli väga hea. 3. koht, 2 kohta läks Rakveresse, see ka väga lahe ja väga ootuspärane. Festivali vinge, hea korraldus. Ainult, et ma ei oska väga hästi vene keelt. Oli siis 24 filmi ja sellest teise ja 3. koha saime meie, nii et võime rahul olla. Nädal hiljem 26. aprillil toimus Tallinnas Balti Filmi- ja Meediakooli kinos vabariiklik harrastusfilmide festival, kus mõlemad filmid said kuni 19-aastaste arvestuses 3. koha. Meie kool sai eelmisel nädalal 41 aastat vanaks. Toimus palju ettevõtmisi, mis aitasid sisustada sünnipäevanädalat. Esmaspäeval toimus linna tänavatel teatejooks, kus osalesid kõikide Rakvere koolide õpilased. Ega täpselt enam ei mäletagi, mitmendat korda see Rakvere Reaalgümnaasiumi aastapäeva jooks toimub, aga hulka aastaid on ta toimunud. Ja jätkuvalt on ta laste hulgas siiski populaarne, sest võistlusrajale läheb täna 22 võistkonda.
nii ta ongi. Tänavuse heategevuslikku või Rakvere Reaalgümnaasiumi aastapäeva jooksu võitja on Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. R-klass. Aga nüüd läheb tihedaks. Järjekordne pingutusnõudev teatejooks on selja taga ja osalejad ootab välja teenitud autasu. Aga lootus on, kui järgmine aasta samas koosseisus uuesti joosta, miks mitte uuesti võita. Gümnaasium 10. Samal õhtul korraldas RRG Põrandaalune kino koostöös õpilasesindusega Aatriumis Padja kino. Vaadati uut Eesti animafilmide kasseti Multivant. Teisipäeva vahetundides õpetasid meie oma teadusteatri Tipp ja Pauk õpilased kaasõpilasi. Toimusid keemikute ja füüsikute töötoad. Kas kõik on kohal? Tere tulemast teadusteatri Tipp ja Pauk etendusele. Kuidas hiinlased unne võitsid? Keskele poole. Nendega saab elektrit teha. Pane keskele poole. Siis on neile. Teeme karbamine. Ja kui me pühime kuu, mida rohkem süsihappegaasi seda sisse läheb, siis seda kiiremini siis see valgeks läheb. Teeme siit viikest. Nii, nüüd on kõik, te ei pea enam puhuma. Ja kes tahab, võib omavahel põrgatada ka. Võib noorest naistikust saada vana, sest ta vihm kulutab siit pealt teravat tippu. Vihm ja vesi ja tuul, mis iganes, ei jõua teda ära kulutada, ikka püsib noorem. Aga kui enam ei kasva, siis... Sisemised jõud on palju tugevamad kui välised, et kui võrrelda nüüd välimiste sisemist jõudu, siis sisemised jõud on ikka kõvasti tugevamad. Toore muna tihedus on ligikaudu sama, mis inimeselt, see on siis 1,06 grammi kuupsentimeetri kohta. Teisipäeval toimus Kunstmuru staadionil traditsiooniline ABC MRT teatejooks. Osavõtjaid oli rohkelt ning pealtvaatajaid terve staadioni täis.
jooksul pool ringi, poiss jookseb pool ringi, tüdruk pool ringi. Rohkem ei ole muud vaja midagi. Igaüks jookseb ühe korra. Üks pendel teate jooksa, üks siis ringi. Siniste kotskade juurde, kui on läbi tehtud. Ja tüdrukud lähevad sinna ja siis jooksevad poisid selle pool kaare siis, kuni sinna. Niimoodi pool ringi jooks. Pool ringi oleme teinud. Kas te kaatsite napid? See on teine koht. See on näinud või? Kurbus. Oot südega on näinud. Jah. Kolmapäeval toimus aulas kevadkontsert, laulupeo laule laulsid laste, poiste ja segakoor Urve Allika, Liisi Kamsi ja Elo Üleoja juhatamisel. Tere õhtust kõigile ja tere tulemast Rakvere Reaalgümnaasiumi iga-aastasele kevadkontserdile.
mis koht see on, kui intelligente siin nii vähe on? Loodetavasti on see majasoon ja ajudega õpilane ka. Saaks maailma asju arutada ja... Mis asja? Koolid ja kassist jooksime sisse. Ma tegin ringihüppe ümber maja ära. Siin jumala äng spordivälja ka mingit tükk seal pojaka. See on super lahe koht. Ma tahan pärast minna nendega koos mängima. Ärge jokutage, tulge juba. 12. R-klass. Minu esimene mälestus seoses RRG-ga on sisse astunud esimesse klassi, kus tundsin seda nii-öelda eksamivärinat. Kõndisin 1. septembril ema, kes kinni hoides klassi poole. Seal andis ema mu üle abituriendile, mis pidi maulasse viima. Ma hakkasin nutma. Ma ikka täiega nutsin. Ma hoidsin kinni ühe abituriendi käest, kes tol hetkel tundus nii vana ja täiskasvanu. Esmapilgul tundus uus klass päris palju lubav. Seejärel hakkas õpetaja rääkima meid ees ootamast ja ma mõistsin, et midagi head mind ees ootamas ei ole. 1. septembril 10. klassi minnes igatsesin oma vana koolimaja ja klassikaaslasi väga. Nähes aga oma uusi klassikaaslasi teadsin, et olen sattunud tõeliselt tsirkusesse ja igav siin juba ei hakka. 12. tee. Mäletan, kui 1. septembril 2002 esimest korda koolimajja astusin ja sõbrad juba ees ootasid. Esimesena tulevad meelde vahetunnid, kus me mängisime harki kulli. Kukkusin oma lemmikpüksid katki, aga oma lapitud pükstest ei suutnud ma terve aasta loobuda. Mine otsi, vaata, kus on sinu sõber. Mu elus olnud hetki, inimesi ennastan. Juhuslikult siis, ainult tagasi ma ländasin ja nägin ennast taas. Majas, kus ma kasvaman, see ühestusid täis on atmosfäär. Vaata häid kui harmu naine, et ei hooli. Mingu teil kõik hästi ja ärge kunagi alla andke. Mõelge kalli kooli peale ka. Reedel sai kokku RRG Vilistlaskogu. Direktor Martti Marksoo tegi lühiülevaate õppeaasta jooksul toimunust. Vilistlaskogu arutas ka stipendiumi jagamisega seonduvat. Sellest aga räägib teile lähemalt vilistlane Aleksander Bankiir. Vilistlaskogu annab järjekordselt nüüd juba siis
teist aastat välja vilistlaskogu stipendiumi 777 eurot parimale lõpetajale. See vilistlaskogu stipendium ei ole mingisugune 3-4 mehe rahakoti summa, vaid see on kogutud suure hulga vilistlaste annetustest, mis suures osas saadi kokku eelmise aasta vilistlaste kokkutulekul. See 777 eurot läheb sellisele lõpetajale, abiturendile, kes ei ole ilmtingimata ainult medalist, vaid pigem vilistlaskogu otsib universaalsust. Me vaatame, mida ta lisaks õppimisele teeb klassivälises töös, kas ta teeb sporti, ehk me otsime sellist universaalset abiturenti. Kes siis need kandidaadid on? Igaüks teist, nii õpetajad, õpilased saavad esitada oma kandidaadi. Kui sa arvad, et keegi võiks sellele kirjeldusele sobida, siis ole hea, sa näed siin plakatil meili rrg.vilistlaskogu@gmail.com emaili aadressi ja kirjuta sinna, kes see isik sinu arvates olla võiks ja lisa sinna väike põhjendus ka. Kui kõik kandidaadid on käes, istub vilistlaskogu maha ja kõikide nende kandidaatide seast valime välja siis selle kõige parema. Läinud kolmapäeval külastas meie kooli Riigikogu asespiiker Jüri Ratas. Ta viis läbi ühiskonnaõpetuse tunni 11. D-klassile. Paar nädalat tagasi oli president ja nüüd on järgmisel tore inimene, kellest me edasi kindlasti veel väga palju kuuleme. Härra Jüri Ratas. Aga palun. Nii, tere päevast! Väga suur au olla täna siin Rakvere koolis ja me võiksime rääkida sellisel teemal, nagu on minu või meie ühiskond. Minu või meie ühiskond ja ma kutsuksin üles, et selles mõttes aktiivselt kaasa lööda. No näiteks, oled sa nõus mingid näiteid tooma, et kus Eesti ühiskond on aktiivne meie ühiskond? Siit piltidelt saaks vaadata spikerdada, et meie laulupead näiteks, et see on päris hea moodus, kuidas ühtekuuluvustunnet väljendada või kuidagi niimoodi. No ma tänan, sa tõmbasid tunni käima, et Riigikogu Riigikogu vastab liiatsi. Hommikul see tööstas, ma loodan, et töötab ka nüüd. No nii, ma ise defineeriks seda siis selliselt, et see minu ühiskond võiks olla see mõte, et kui me käime oma elus või teeme oma elus tegemisi, siis see minu ühiskond on selline, kus me näeme ennast väga kitsalt. Näeme ennast, oma heaolu, oma õnnestumisi. Ma soovin teile palju jõudu. Eeskätt teie põhitöö, mis peaks toimuma järgmised 10 aastat. See on õpetustöö. Ja ma arvan seda, et kui te täna nagu küsite võimalikult palju, kui te täna teete rohkem, kui teile antakse õppida, te loete rohkem, te tunnite paberites rohkem, siis teil on tulevikus rohkem võimalusi. Ja see valem on väga lihtne. Kui täna teete rohkem pulli ja vähem õpite, siis on tulevikus vähem võimalusi. Nii et kasutage, see on kõige parem aeg teile järgmised 10 aastat. Tehke väga kõvasti tööd, kuni doktorikraadini välja. Nii. Ja meie täname teid selle mõneva ja mõtleva paneva. Suur tänu. Aitäh. Sellega ongi meie saate teemad räägitud ja videod näidatud. Kui vaatate meid taas 2 nädala pärast 16. mail, saate teada, mis vahepeal meil uut ja huvitavat toimunud on. Aitäh, et vaatasite. Head Volbri õhtut!